Vaid mõned tunnid pärast seda, kui Iisrael, Liibanon ja USA avalikustasid ajaloolise kokkuleppe, mis võiks lõpuks Hezbollah laiali saata ja lõpetada aastakümneid kestnud võitluse Iisraeli põhjapiiril. USA sõjalennukid olid taas Iraani kohal, rünnates uusi sihtmärke, samal ajal kui president Trump hoiatas, et tal võib olla vaja töö lõpuni viia. Täna arutame seda saates Jeruusalemma minut. Tere tulemast tagasi saatesse Jeruusalemma minut siin GNS TV-s. Viimaste päevade tähtsaim uudis. Iisrael, Liibanon ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid Washingtonis 3-poolse raamlepingu. Hüppame kohe klipi juurde. Eile enne sabati algust saavutasime Iisraeli riigi jaoks ajaloolise saavutuse. Pärast otse läbirääkimisi Iisraeli ja Liibanoni vahel Ameerika Ühendriikide vahendusel jõudsime kokkuleppeni, mis võimaldab meil liikuda edasi konflikti lõpetamise suunas ning loodetavasti jõuda tulevikus ka rahuleppeni kahe riigi vahel. Selle kokkuleppe raames tunnustavad Ameerika Ühendriigid ja Liibanon Iisraeli õigust säilitada turvavöönd Liibanoni territooriumil seni, kuni see on vajalik meie julgeoleku tagamiseks. Ma tahan, et te teaksite, see on suur löök Iraanile ja Hezbollahile. Liibanon, Iisrael ja Ameerika Ühendriigid ütlevad tegelikult Iraanile, see ei ole teie asi. Teil pole siin mingit rolli, teil pole mingit seotust ega ülesannet. Ei teil, ei Hezbollahil ega ühelgi terroriorganisatsioonil. Nii et areks, seal on peaminister Netanyahu, kes räägib võimalikust konflikti lõpetamisest Liibanoniga, mis võib-olla viib ametliku rahuleppeni. Hezbollah relvitustamine. Liibanoni armee mängib suurt rolli, võttes üle piirkonnad, kus Hezbollah varem oli. Ja lisaks kõigele sellele ütleb Hezbollah Alex, et neil pole selle kokkuleppega mingit pistmist. Õige. Nagu me oleme nende läbirääkimiste jooksul korduvalt arutanud, on see läbirääkimine Iisraeli riigi ja Liibanoni riigi vahel. Hezbollah ei ole selle kokkuleppe osapool. Mida siis see kokkuleppe saavutab, kui osapool, kes on Iisraeli ründav terroriorganisatsioon, ei ole selle kokkuleppe osaline? Ma arvan, et esimene asi, mida see kokkulepe teeb, on see, et Liibanon annab Iisraelile kahe riigi vahelise kokkuleppe kaudu õiguse Iisraeli sõjaväel tegutseda Lõuna-Liibanonis. Õige, see on tegelikult väga oluline, sest eelmistel nädalatel nägime, kuidas Liibanoni valitsus rääkis Iisraeli vägede lahkumisest. Ja siin ütleb Liibanoni valitsus, et nad ei taha, et Iraan oleks nende riigis suverään. Ja nad tunnistavad, et ainus riik, kes suudab Iraani eemal hoida ja Hezbollahat tagasi tõrjuda, on Iisrael. Nii et siin juhtub see, et Iisrael tõmbub tagasi, lahkub mõnest strateegilisest positsioonist, mida ta hoiab, kuid säilitab kollase joone kuni ja mõnel juhul ka üle Litani jõe. Nüüd, mida te viimastel nädalatel nägite, oli see, et Iisrael hõivas tegelikult järjest rohkem maad Lõuna-Liibanoni sees, isegi üle Litani jõe. Ja nüüd näete, mis strateegia oli. Strateegia oli hõivata lisamaad, et kui läbirääkimistele minnakse ja midagi tuleb loovutada, siis saab osa territooriumist tagasi anda, kuid säilitada siiski turvatsooni, mida Iisrael peab oma strateegiliseks huvideks. See on tõesti oluline. Esiteks, et Liibanon allkirjastaks kokkuleppe, mis lubab Iisraelil tegutseda Lõuna-Liibanonis. Ja teiseks, et Iisrael säilitaks turvatsooni kuni Litani jõeni. Aga las ma küsin teilt seda. Te ju teate, et Liibanoni armee pidi pärast teist Liibanoni sõda 2006 aastal Hezbollahaga tegelema. Seda ei juhtunudki. Kas me loodame praegu nende peale, kui Iisrael taandub ja Liibanoni armee võtab koha üle? Me teame, et armee sees on ka Hezbollah elemente. Kas seekord lähevad asjad teisiti, lähtudes sellest, mida te just ütlesite? Aga kindlasti on oht olemas, eks ole, et Hezbollah võib lihtsalt imbuda Liibanoni armeesse. Aga taas, Iisrael hoiab oma positsioone turvatõkke ääres, et hoida oma põhjaosas elanikud turvalisena. Ja seni, kuni Hezbollah jääb Hezbollaks, seni, kuni nad jätkavad lähenemist Iisraeli vägedele, säilitab Iisrael õiguse rünnata Hezbollaht Lõuna-Liibanonis. Nii et tegelikult näete, et kui Hezbollah jätkab terroriorganisatsioonina tegutsemist, siis Iisrael ei tõmba oma vägesid enam tagasi. Ja sel viisil näete, et see kokkulepe on väga sarnane sellele kokkuleppele, mis tegelikult allkirjastati osana sellest 20-punktilisest rahuplaanist, et luua relvarahu Gazas. Iisrael kontrolli 60% Gaza sektorist ja nad tõmbuvad territooriumilt veelgi tagasi ainult siis, kui Hamas tegelikult relvad maha paneb.
ja mida me oleme näinud? Hamas ei ole relli maha pannud ja tõenäoliselt ei kavatsegi seda teha. Ja siin Liibanonis on sama olukord. Kuni Hezbollah jääb aktiivseks terroriorganisatsiooniks, ei näe te Iisraeli tagasitõmbumist ja see on osa sellest kokkuleppest. Te kuulsite eelmisel nädalal, kuidas Prantsusmaa ja Itaalia rääkisid mingisuguse mitmeriigilise väe loomisest, mis tuleks ja valitseks Lõuna-Liibanonis. Peameeles pärast 2006 aasta Iisraeli tagasitõmbumist oli seal UNIFIL, see ÜRO põhine välisvägi, mis pidi takistama Hezbollahal Lõuna-Liibanonis tegutsemast. Ja Hezbollah tegutses lihtsalt nende varjus edasi. Tegelikult takistasid nad hoopis Iisraeli tegutsemist Hezbollah vastu lõunas. Siin ei ole mingit rahvusvahelist väge, pole UNIFIL-i. Ainus Iisraeli julgeoleku tagaja piiri lähedal on Iisraeli riik ise. Ja seni, kuni Hezbollah käitub nagu terroriorganisatsioon, ei lahku Iisrael sealt niipea. Ja veel üks asi, mida ma soovitaksin, on see, et me oleme hiljuti näinud palju pingeid Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel. Tundub, et president on väga otsustanud sellest Iraani konfliktist iga hinna eest välja saada. Ta oli isegi valmis kaaluma võimalust, et relvarahu Liibanoniga oli osa sellest kokkuleppest Iraaniga. Nii et see, mida Iisrael siin suutis teha, oli kahe asja lahutamine. Sõlmida kahepoolne kokkulepe Iisraeli ja Liibanoni vahel, mis tagab Iisraeli julgeoleku, aga annab ka Iisraelile võimaluse pinget vähendada. Ja ma eeldan, et te näete väga minimaalseid, väga mõõdetud Iisraeli vastuseid Hezbollah agressioonile järgmise 100 päeva jooksul, eesmärgiga jõuda läbi Ameerika Ühendriikide vahevalimiste. Kui need vahevalimised on läbi ja kui te näete, et Hezbollah ei rahune ega sõlmi mingitki relvarahu kokkulepet, siis usun, et võite näha, kuidas Iisrael astub palju agressiivsemaid samme, et Hezbollaht ohjeldada. Isegi Liibanoni põhjaosas, sealhulgas Beirutis. Alex, praktilisest küljest, põhjapiiril praegu, meile öeldakse, et Iisraeli kaitsevägi on kõrgeimas valmisolekus selle kolmepoolse kokkuleppe allkirjastamise tõttu. Hezbollah ründab Liibanoni valitsust, öeldes, et nad on reeturid, kuna nad sõlmisid selle kokkuleppe. Iisraeli kaitsevägi ootab võimalikku Hezbollahi vastust. Me ei tea, kui tugev see vastus saab olema. Kas see tähendab tule avamist Iisraeli vägede pihta, kes on endiselt selles turvatsoonis, või rünnakuid Põhja-Iisraeli piiriäärsete kogukondade vastu. Nii et oleme taas, tead mitu korda oleme viimase 2,5 aasta jooksul olnud kõrgendatud valmisolekus, aga nüüd on põhjapiir jälle kõrgendatud valmisolekus. On täiesti võimalik, et Hezbollah püüab seda kokkulepet rikkuda juba esimesest minutist alates ja proovida provotseerida Iisraeli just Lõuna-Liibanonis ulatuslikumaid vastulööke andma. Lootuses, et see isoleerib Iisraeli praegu veelgi rohkem president Trumpist ja on võimalik, et ka Iraan ütleb ei, meie. Me tahame hoida kontrolli oma terroriorganisatsiooni üle Lõuna-Liibanonis. Sellisel määral, et meie Iraanina oleme valmis kaitsma ja toetama Hezbollahad rünnakutes Iisraeli vastu. Nii et te võite üsna kiiresti näha olukorda, kus Hezbollah ründab, Iisrael vastab, ja võite isegi näha nagu paar nädalat tagasi, et Iraan võib otse sekkuda. Aga me oleme juba näinud, et kaitseminister Katz ja teised Iisraeli sees on öelnud, et iga Iraani rünnak Iisraeli pinnal saab tugeva vastuse. Nii et teil on võimalus rahuni jõuda. Ameerika Ühendriigid püüavad saavutada Iraaniga relvarahu ja avada Hormuzi väinad. Sellest räägime kohe lähemalt. Aga nüüd näete ka võimalust leida tee aktiivsest konfliktist väljapääsuks Iisraeli ja Hezbollah vahel. See pole kindlasti veel kindel, kuid näiteks Gaza relvarahu peab praegu. Ja meenutagem, mida president Trump paar nädalat tagasi ütles. Ta ütles, et relvarahu tähendab seda, kui mõlemad pooled tulistavad vähem, eks? Nii et oodake, et samamoodi nagu Iisrael tegutseb Gazas, kui nad näevad seal terrorirühmitusi, on Iisrael valmis ja nõus ründama ka siis, kui nad näevad terroriste Lõuna-Liibanonis liikumas. Alex, liigume edasi Iraani juurde. Nädalavahetusel toimusid tulevahetused USA ja Islamivabariigi vahel. Nii palju kui mina aru saan, algas see siis, kui Iraan sihtis seal kaubalaeva drooni. USA vastas sellele ning viimase 72 tunni jooksul on toimunud vastastikuseid rünnakuid, kus USA on lööke andnud. President Trump ütleb, et kui Iraan jätkab relvarahu rikkumist, siis nimetavad nad seda relvarahu rikkumiseks. Ta kutsub sõjaväge üles lõpetama töö, mille me väga edukalt alustasime. See on president Trumpi sõnul nii.
J.D. Vance, asepresident, avaldas samuti arvamust, öeldes, et vägivallale vastatakse vägivallaga. Ja see on kestnud juba viimased 48-72 tundi. õige. Oleme näinud, kuidas Iraan on viimaste tundide ja päevade jooksul rünnanud 2 erinevat laeva Hormuzi väinas. Ja Ameerika Ühendriigid ütlevad, et ei, need on rikkumised ja me kavatseme vastulöögi anda. Nii et kuigi Iraani jaoks oleks rahaliselt väga oluline hoida Hormuzi väinad avatuna, proovivad nad president Trumpi proovile panna. Tundub, et mingil moel püüavad nad president Trumpi piinlikku olukorda panna. Ja kui nad jätkavad rünnakuid ning presidenti ei reageeri, siis just nii kuulutavadki nad end selles sõjas võitjaks. Nii et olukord on endiselt väga habras. Ja ma arvan, et kui vaadata neid 2 olukorda praegu, ühte Iraani ja vastastikuse mõistmise memorandumi vahel, mida edendab J.D. Vance, siis mul on tunne, et meil on mõned tsitaadid J.D. Vance'elt. Teate, siin on kirjas, et ta postitas X-is, öeldes, et Iraan allkirjastas relvarahu kokkuleppe. Me oleme seda austanud. Kui neil on erimeelsusi selle kohta, kuidas vastastikuse mõistmise memorandumit rakendatakse, võivad nad telefoni teel ühendust võtta, kuid vägivallale vastatakse vägivallaga. Nii et see vastastikuse mõistmise memorandum Iraaniga näib olevat J.D. Vance'i diplomaatiline projekt, samuti Jared Kushneri ja Steve Witkoffi projekt. See relvarahu kokkulepe Iisraeli ja Liibanoni vahel oli tegelikult Marco Rubio idee. Nii et siin näete, kuidas mõlemad pooled mingil moel positsiooni pärast võistlevad. Ja president jälgib ja vaatab, kelle diplomaatiline katse on edukam, tulemuslikum. Ma arvan, et J.D. Vance on praegu riskil. Ta vihjab, et Iraan teeb kõike seda, mida nad ütlesid, et Iraan teeb. Samal ajal suutis Marco Rubio esimest korda tuua Liibanoni valitsuse Iisraelile lähemale, kus nad tegelikult peavad diplomaatilisi vestlusi, mis on tõesti esmakordne paljude aastate jooksul. Ja see võib tegelikult viia mingisuguse suurema normaliseerimisleppeni. Nii et sa näed 2 peamise tegutseja ja 2 võimaliku järglase, ma ütleksin 2 peamise kandidaadi diplomaatilist tegevust, kes võiksid Trumpi vabariiklikus parteis asendada. J.D. Vance Iraanis, Marco Rubio Liibanonis. Ja me näeme, milline neist, kui üldse mõni, osutub tõhusaks. Me näeme, mis seal juhtub. Ja samal ajal toimus sel nädalal Jeruusalemmas teine iga-aastane JNS-i rahvusvaheline poliitika kõrgkohtumine. 3 päeva jooksul osales seal sadu ja sadu inimesi. Tahan tippkohtumisest rääkida paari minuti pärast, kuid võib-olla oli üks peamisi tipphetki see, et peaminister Netanyahu pidas tippkohtumisel kõne. See on 2. aasta järjest, mil ta seda tegi. Ta rääkis kõigist erinevatest teemadest, millest oleme juba väga palju nädalaid rääkinud, öeldes, et Iraanil ei saa olema tuumarelva. Ta rääkis olukorrast Liibanonis. Teate, lähme nüüd üle videole peaminister Netanyahust JNS-i tippkohtumisel seoses Liibanoniga. Ükskõik, mis läbirääkimistel juhtub, kas lepinguga või ilma, luban teile, et Iraanil ei saa kunagi olema tuumarelva, seni kuni mina olen peaminister. Mitte kunagi. Nii kaua, kui peame oma rahvast kaitsma, jääme Lõuna-Liibanoni turvatsooni. Ja põhjus on täiesti arusaadav. Üheltki riigilt ei nõutaks teisiti. Kujutage nüüd ette, et Ameerika Ühendriigid oleksid piiri taga. Teil on tuhandeid, terve armee terroriste, kes rüüstavad teie linnu ja asulaid rakettide, ballistiliste rakettide ja tapjadroonidega. Nad tapavad teie sõdureid, nad tapavad teie kodanikke, nad tapavad teie lapsi ja nad ähvardavad neid iga päev. Aga mida teeks Ameerika? Kas nad ütleksid, me ei saa midagi teha? Hoidkem tuld tagasi. Kas Ameerika ütleks nii? Ei. Sa tead väga hästi, mida Ameerika teeks. Nad ületaksid piiri, looksid turvasooni, tapaksid terroristid ja kaitseksid oma rahvast, kuni oht on kõrvaldatud. Täpselt seda me teeme. See oli peaminister Netanyahu, ilmselt üks tema jõulisemaid seisukohti seal, kui ta seda ütles. Iga teine riik, eriti Ameerika Ühendriigid, kui neid rünnataks ühel nende piiridest, olgu see Kanada, Mehhiko või keegi teine, läheksid nad kindlasti sellesse riiki, võtaksid üle maa-ala ja veenduksid, et see ei kujuta enam endast terroristlikku ohtu. Oli näha, et peaminister oli seal üsna elevil. Sa pole teda juba ammu nii elavana näinud, ütleksin, eriti sellistes avalikes esinemistes. Aga ta oli elav.
rahvas oli elav. Ma arvan, et mõlemad pooled tasakaalustasid üksteist. Jah, mida rohkem peaminister oma sõnade eest aplausi sai, seda rohkem ta erutus ja vastupidi. Nii et siin näete, et peaministri doktriin on täielikult esil. Iisrael tegi 12-päevases sõjas ja seejärel operatsioonis Mürisev lõvi koos Ameerika Ühendriikidega, kui nad viisid läbi operatsiooni Eepiline raev, kõik endast oleneva, et Iraani tuumaprogrammi tagasi lükata. Iraani tuumaprogrammi praegu ei eksisteeri. Seda on tagasi lükatud paljude aastate võrra. Ja nagu peaminister oma kõnes märkis, ei hävitatud mitte ainult rajatised ja tootmisvõimekus, vaid kõrvaldati ka teadlased, mis tähendab, et ilma teadlasteta ei saa programmi tegelikult uuesti üles ehitada, sest lisaks rajatiste ründamisele võeti ära ka teadmine, kuidas seda uuesti üles ehitada. Nii et ühelt poolt ütleb peaminister, et seni kuni tema on peaminister, teeb ta kõik, et takistada Iraanil tuumarelvade hankimist. Ta on selle nimel viimase aasta jooksul astunud olulise sammu. Ja samal ajal ütleb ta, et ta ei lahku Lõuna-Liibanoni julgeolekutsoonist. Ja mida sa siin nägid, see kokkulepe, mille Iisrael just Liibanoniga sõlmis, see vähemalt ajutine kokkulepe, mis avab tee aruteludeks püsivama kokkuleppe suunas, et Iisrael keeldub lahkumast Lõuna-Liibanoni julgeolekutsoonist. Ja me teame, et Ameerika Ühendriikide president ja J.D. Vance survestasid kõik Iisraeli taganema. Ja siin on väga selgelt näha, et peaminister on jäänud kindlaks ja hoidnud oma otsustavust seoses Iisraeli taganemisega Liibanonis. Ma tahan jääda selle nädala rahvusvahelise poliitika tippkohtumise juurde Jeruusalemmas. Teate, peaminister oli seal, Iisraeli riigi president, välisminister, teised kõrged valitsusametnikud. Siil oli üle 200 esineja, eksperdi, ajakirjaniku, diplomaadi, poliitikakujundaja. Ja seda on tõesti raske kõike lahti seletada, sest seda oli lihtsalt nii palju. See kestis hommikust õhtuni põhimõtteliselt 3 päeva järjest, lisaks kõikidele teistele tippkohtumist ümbritsevatele tegevustele. Aga kui sa saaksid välja tuua võib-olla 1 või 2 enda jaoks kõige olulisemad hetke, lisaks sellele, mida me just nägime peaminister Netanyahu kohta tippkohtumisel, siis mis olid need tipphetked? Millised on mõned asjad, mille sa endaga kaasa võtad, kui me liigume edasi arutatud poliitikate, tulevikus rakendatavate poliitikate osas ja võib-olla ka mõni esineja, kes sulle tõesti silma jäi? Ma arvan, et üks esineja, kes tõesti silma paistis, oli tippkohtumise esimene suurem esineja. Ameerika Ühendriikide suursaadik Iisraelis Mike Huckabee. Ta alustas sellega, et ütles, et hommikul kontrollis ta sotsiaalmeediat, et veenduda, et teda pole üleöö vallandatud. Mis minu arvates on ühest küljest naljakas. Teisest küljest pole see tegelikult naljakas, sest selles võis olla oma töötera. Aga tead, ta tõesti põhjendas, miks ameeriklasena peaks Iisraeli toetama. Ja ma arvan, et see on väga oluline. Ja nii paljud ameeriklased peavad sellest aru saama, peavad seda sõnumit kuulma. Aga seal oli nii palju poliitikuid ja Naftali Bennett, Benny Gantz, praeguse valitsuse ministrid, Avi Shikli, Gil Gamliel. Seal oli ka Rafaeli juht Yuval Shainitz, kes rääkis sõja esimesest 10 minutist ja sellest, kuidas Iraan ei suutnud näha 200 lennukit oma territooriumile lendamas. Ja sa mainisid ka poliitikat ja üks asju, mida me tegime, oli see, et meil olid need poliitikafoorumid. Umbes 12 erinevat poliitikafoorumit, mis tegelesid juriidiliste küsimustega, antisemitismiga, Juudamaa ja Samaariaga, igasuguste erinevate poliitika küsimustega. Ja mida me tegime, oli see, et me töötasime koos nende foorumitega. Need on nagu superpaneelid, töörühmad, mille eesmärk oli koostada poliitika kogumikke, mis tulid igast neist foorumitest. Nii et selleks ajaks, kui foorum tippkohtumisel tegelikult kokku tuli, oli olemas täielik poliitikadokument, mis vastas sellele, mida see foorum püüdis saavutada. Nii et Jena tippkohtumiselt ei tulnud välja ainult sõnad, seal olid ka poliitikasoovitused. Ja me loodame, et mõned neist poliitikasoovitustest jõuavad õigete inimesteni ja mõjutavad lõpuks poliitikat. Nii Iisraeli riigi valitsuse poliitikat, Ameerika Ühendriikide valitsuse poliitikat, mõnede Euroopa valitsuste ja teiste poliitikat. Nii et meil oli, nagu sa ütlesid, 3 päeva jooksul kokku 1244 osalejat, meil oli 230 esinejat. Nagu näed, see kestis pühapäeva pärastlõunast kuni hilise teisipäeva õhtuni. See oli väga põhjalik ja hästi läbimõeldud programm kõigist erinevatest poliitikaküsimustest, millega Iisrael ja juudi rahvas silmitsi seisavad. Samuti teatasime, et muudame ametlikult GNS-i nime.
Jewish News Syndicate'ist saab Jerusalem News Syndicate. Kui soovite selle kohta rohkem teada saada, võite vaadata minu kõnet. See oli pühapäeva õhtul esimene kõne, tippkohtumise avakõne. Ja mida ma arvan, et see tippkohtumine tervikuna tegi? Peale selle, et kõik ütlesid, et see oli uskumatu kogunemine. Mida see teeb, on see, et see tugevdab kogu seda tööstust, kus inimesed võitlevad ööd ja päevad juudi rahva ja Iisraeli riigi heaolu nimel erinevatel rindel, kus nad tegutsevad. Olgu need siis rahvusvahelistes foorumites, kohtusaalides, poliitika kujundamise tasandil või sotsiaalmeedia mõjutajatena. Teate, nad kõik püüavad mõjutada seda, kuidas inimesed mõtlevad Iisraeli ja juudi teemadega seotud olukordadest. Ja paljud neist tunnevad end isoleerituna, nagu nad seisaksid silmitsi jõududega, mis on neist palju tugevamad. Paljudel neist on vajadustega võrreldes vähe rahalisi vahendeid. Aga kui kõik kokku tuua, on see tegelikult väga inspireeriv. Ma arvan, et inimesed lahkusid energiat täis, uuesti võitlusele pühendunult, mõistes, et võib-olla on igaüks meist ja meie organisatsioonid eraldi võttes vajadustega võrreldes alarahastatud, kuid koos moodustame me tugeva tööstusharu. Ja see on tööstusharu, mis seisab tõe poolel ja millel on võimalus võita. Ma olen nõus. Esiteks oli see uskumatu üritus, kogu tippkohtumine, algusest lõpuni. Ma soovitaksin inimestel kindlasti vaadata suursaadik Hakabi kõnet koos Iraga, mida ma samuti pean üheks tipphetkeks. Ja kui te millestki ilma jäite, kui te olite Ameerika Ühendriikides või Iisraelis ega saanud osaleda, siis minge JNS TV-sse, kus kogu üritus on põhjalikult lahti võetud ja arhiveeritud. Ja samal ajal, kui me räägime kogu see sisu, ma mõtlen, et juttu on tundidest ja tundidest materjalist, laetakse üles. Nii et minge JNS-i ja ma arvan ka. Teate, me pühapäeva õhtul lõpetasime Mark Leviniga Fox Newsist ja siis teisipäeva õhtul peaministriga. Me lõpetasime koomikute Ami Kozaki ja Yochai Sponderiga. Ja sessioonis, mida modereeris Flor Hassam Nahum, kes on siin JNS TV programmi The Quad moderaator. Ta viis läbi võlts terapeutilise seansi president Trumpi ja peaminister Netanyahu vahel koos. Ami Kozak kehastas Donald Trumpi ja Yochai Sponder kehastas Bibi Netanyahut ning see oli tõesti naljakas. Seega ma soovitan kõigil seda vaatama minna. Me lõpetasime Abdullaga ja ma tõesti arvan, et tippkohtumine oli teatud hetkedel täiesti maagiline, väga eriline. Ja me ootame mitte ainult selle kordamist järgmisel aastal Jeruusalemmas, vaid tuua kevadel Washingtoni ka tippkohtumise mingi versioon. Ja ma tõesti usun, et sellest saab JNS-i jaoks stardiplatvorm, kui see jätkab oma arenguteed. Muide, lisaks kõigele sellele oli koridorides toimuv täiesti uskumatu. Toimus aktiivne võrgustumine. Ma nägin, kuidas seal saalis loodi suhteid ja partnerlusi. Kui soovid inspiratsiooni saada, siis vaata mõnda videot GNS TV-s. Liigume nüüd teiste uudiste juurde. Mis puudutab sõda Ameerika Ühendriikides eelmisel nädalal, siis toimus 2 senati hääletust. Teise hääletusega alustame sellest. USA senat lükkas tagasi meetme, mille eesmärk oli piirata president Trumpi sõjapidamisvolitusi päev pärast seda, kui nad olid vastu võtnud eraldi resolutsiooni, milles kutsuti üles USA vägede väljaviimisele Iraanist. Ma püüan aru saada, kuidas need 2 senati hääletust omavahel kokku sobivad ja kas see mõjutab kuidagi president Trumpi edasisi samme praegusel perioodil. Praegusel perioodil näib, et Ameerika Ühendriigid soovivad olukord rahustada ega taha Iraaniga uuesti sõjaliselt konflikti minna. Sa nägid, kuidas kongress üritas korduvalt piirata Trumpi sõjalisi volitusi. Need sõjaväelised volitused nõuavad nüüd piirangud operatsioonidele, mis kestavad üle 60 päeva. Samal ajal ei kestnud president Trumpi operatsioon Eepiline raev üle 60 päeva. Ma arvan, et see ei kestnud tahtlikult üle 60 päeva, et ta ei satuks sõjaväeliste volituste seadusega hätta. Kui president Trump kaotab novembris esindajate koja, mis on õiglane ja potentsiaalselt tõenäoline stsenaarium, siis võite näha. Siis püüab esindajate koda vastu võtta veel täiendava sõjaväeliste volituste piirangu seaduse. Ja eriti, kui vabariiklased kaotavad senati, mis võib-olla ei ole nii suur tõenäosus, kuid siiski on olemas võimalus, et ka senat kaotatakse. Ja see võiks tegelikult oluliselt piirata Trumpi võimet sõda jätkata. Ja ilmselgelt on erinevaid tõlgendusi, kas see on eelmise sõja jätk või on see täiesti eraldiseisev operatsioon, kuna vahepeal on olnud pikk relvarahu.
aga igaüks, kes arvab, et president Trumpil võiks pärast vahevalimisi olla lihtne sõda uuesti alustada, kui iraanlased jätkavad presidendi piinlikkusse seadmist, võib tekkida olukord, kus president lihtsalt viskab kõrvale kõik J.D. Vance'i, Witkoffi, Kushneri või kellegi teise nõuanded ja mõistab, et ta peab töö lõpule viima. Lõppkokkuvõttes meeldib Trumpile võita. Ja siin ei paista tegelikult, et oleks võitnud, isegi kui sõjaline operatsioon oli uskumatult edukas tuumarajatiste ja ballistiliste rakettide tootmise hävitamise mõttes. Üks põhjusi, miks ma arvan, et see vastastikuse mõistmise memorandum, MOU, on täiesti erinev JCPOA-st, on see, et see järgneb tegelikult sõjalisele tegevusele. See tuleneb olukorrast, kus Iraanil ei ole enam tuumarelvaprogrammi. Kui te lähete tagasi ja vaatate, ma tean, et me muudame teemat, aga kui te lähete tagasi ja vaatate Obama JCPOA-d, see kehtestas piirangud Iraani võimele rikastada uraani üle 60%. Aga neil oli 60% rikastatud uraan olemas ja neil olid ka tsentrifuugid, et seda rikastatud uraani edasi rikastada. See lubas Iraanil jätkata ka oma tuumaprogrammi arendamist, rääkimata sellest, et lepingu lõpus olid aegumisklauslid. Iraanil on tegelikult võimalus seda uraani veel veidi edasi rikastada ja jõuda relvakõlbliku tasemeni. See, mida see vastastikuse mõistmise memorandum teeb, on see, et see ütleb, et olemasolev olukord peab jääma samaks. Aga mis on olemasolev olukord? Olemasolev olukord on see, et tuumaprogrammi ei ole. Seega igasugune areng tuumaprogrammi suunas, ükskõik millisel tasemel, on selle kokkuleppe suur rikkumine. Nüüd, kas Iraan peab oma sõna? Ma ei usu, et sa peaksid kunagi usaldama Iraani oma sõna pidama, aga Iraani tuumaprogramm on selle ühise USA ja Iisraeli tegevusega tagasi lükatud. Lükatud tagasi väga mitmeks aastaks. Tead, ma ei usu, et Trump tahab sõtta tagasi minna. Hea on see, et senat hääletas praegu sõjapidamisvolituste resolutsiooni piiramiseks, aga pärast vahevalimisi ei pruugi Trumpil nii hästi minna. Alex, meil on siin aega veel üheks teemaks ja mida rohkem ma Iisraeli uudiseid vaatan, seda rohkem kuulen Türgist. On hirm, et järgmine rinne, millega Iisrael peab tegelema, on Türgi. Viimaste päevade jooksul saime teada, et Türgi võib sellesse sõtta sekkuda, asudes Iraani poolele Iisraeli riigi vastu. Ja ilmselt, vastavalt president Trumpi sõnadele, tema suhe Türgi presidendi Erdoganiga oli see, mis sundis või põhjustas Türgit sellest konfliktist eemale jääma. Vaatame seda videot. Mis on teie sõnum teie heale sõbrale Erdoganile ja Türgi rahvale? Ta meeldib mulle, ta on minu sõber ja ta jäi sõjast eemale. Teate, ta oli peamine kandidaat sõtta minemiseks Iraaniga, võib-olla Iraani poolel, sest ta ei ole suur Iisraeli fänn, nagu te teate, ja ma palusin tal eemale jääda ja ta jäi eemale. Ja teate, kes veel oli suurepärane? Nii et siin on president Trump, kes ütleb, et ta isiklikult palus Erdoganil jääda Iraani, USA ja Iisraeli vahelisest sõjast eemale. Võib-olla Erdogan jäi praegu sõjast eemale, aga kui Iraan kaotab oma mõjusfääri ja katsed saavutada piirkondliku ülemvõimu Lähis-Idas oma terrorivõrgustiku kaudu, sealhulgas Hezbollah, sealhulgas Hutid, sealhulgas Hamas, sealhulgas Kataib Hezbollah Iraagis, kuna Iraan ise on tugevalt nõrgenenud. Tema liitlased Süürias ei toeta enam Iraani, Bashar Assad ei toeta enam Iraani. Mida te tegelikult selle aja jooksul olete näinud, on see, et Bashar Assadi langusega on tõusnud Al-Shara, keda toetavad türklased. Ja nii on see šiitide poolkuu tõesti vähenenud. Ja on suur oht, et kujuneb välja uus sunniitide poolkuu, mida võivad juhtida 3 sammast. Katar, Türgi ja Egiptus. Tead on tugev usk, et mingil hetkel lähitulevikus, olgu see siis 5, 10 või 15 aasta pärast, võib Iisrael leida end sõjas Egiptusega. Et ta võib leida end sõjas Türgiga. Ja loomulikult Katar kui toetaja, me juba näeme, kuidas katarlased on nüüd Iraani rahastajad. Et suur osa sellest rahast, mis on seotud USA ja Iraani vahelise vastastikuse mõistmise memorandumiga, on katarlaste raha, mis jõuab Iraani kätte. Ja katarlastel on see võimekus. Nemad olid ka Hamasi toetajad. Neil on võime toetada Türgit, toetada Egiptust.
ja seega mõte, et Erdogan, kes ei ole mitte ainult Iisraeli suhtes ebasõbralik, vaid on lausa raevukalt Iisraeli vastane, kes pidevalt õhutab vaenu Iisraeli ja peaminister Netanyahu vastu, eriti viimastel aastatel rohkem kui varasematel, et Türgi saaks F-35 hävitajaid. ma mõtlen, see on väga-väga ohtlik. Nüüd Oletame, tead küll. Aga enne kui edasi läheme, meil on siin video, kus president Trump räägib nendest F-35 hävitajatest ja võimalusest anda need Türgile praegusel hetkel enne NATO tippkohtumist justkui relvade kinkepakina. Vaatame seda klippi. Nad tahavad F-110 reaktiivmootoreid ja nad tahavad F-35 hävitajaid. Kas sa lähed Türki suure kinkekotiga? ma arvan küll, jah, ma arvan küll. Vaata, ta on NATO liige. Mõned inimesed ei pea teda ise NATO liikmeks, aga tegelikult ta on tugev NATO liige. Jaa, ma ilmselt teen midagi, mis teeb nad väga õnnelikuks. Jah, kui ohtlik see on, Alex, kui Türgi, Iisraeli riigi vanduvaenlane saab endale USA vargtehnoloogiaga F-35 hävitajad. noh, tead, sellele saab mitut moodi läheneda. Esiteks, need on kõige võimsamad lennukid, mis olemas on. Ja Iisrael on just tõestanud, kui tõhusad need on oma sõjas Iraaniga. Ja mõte, et Türgi, mis on väga lähedal, ma mõtlen, Türgi on Iisraelile palju lähemal kui Iraan, et neil oleksid need lennukid, on väga ohtlik. Teisest küljest ei ole need F-35D, mida nad saavad, samal tasemel kui need F-35D, mis on Iisraelil. Iisraelil on F-35I-d. Need on F-35 kõige kõrgem tase. Neid täiustatakse veelgi, kui need Iisraeli jõuavad. Iisrael võtab need lahti ja paneb sisse oma tarkvara. Usu mind, Iisraeli versioon F-35 on palju parem kui ükskõik milline muu F-35 versioon. Aga nagu sa ütlesid, see on ikkagi F-35. Samal ajal tead, kui ma kingiksin sulle vormel 1 võidusõiduauto. See ei tähenda, et sa suudaksid seda vormel 1 võidusõiduautot juhtida samamoodi, nagu vormel 1 piloot suudab seda autot juhtida. Ja mida me oleme näinud? Tead, ma ütlesin seda oma kõnes tippkohtumisel, et viimase 3 aasta jooksul on maailma kõige turvalisem amet olnud Iisraeli hävituslendur. Ma mõtlen, et Iisraeli hävituslendurid on lihtsalt täiesti omaette klassis, mis on palju kõrgemal tasemel, kui sa võiksid oodata, et Türgi piloot võiks saavutada. Nii et Türgi piloot on kehvem piloot. F-35, mille nad saavad, on kehvem lennuk. Iisraeli F-35 on parem ja piloodid on oma klassi parimad. Ma mõtlen, et nad tõestavad end isegi parematena ja tugevamatena kui Ameerika piloodid, mis on tõesti uskumatu. Ma arvan, et Iisraeli piloodid ei saa piisavalt tunnustust ja Iisrael ei saa piisavalt tunnustust selle eest, kui võimsalt nad lendasid ameeriklaste kõrval, kui tõhusad ja efektiivsed nad olid. Aga juba see mõte, et president Trump on valmis andma selle varustuse Iisraeli vaenlastele, vanduvaenlastele ja et Iisraelil on et Ameerika Ühendriikide president on järjepidevalt nimetanud Erdogani oma sõbraks, on nimetanud Al-Thanit, Katari emiiri oma sõbraks. Ta nimetab Al-Sharad, Süüria terroristliku presidenti, tead kedagi, kes on tema vastu väga hea olnud. See kõik on väga häiriv. Muidugi. Nii et tead, kindlasti on küsimusi selle kohta, kus president Trump täna Iisraeli suhtes seisab, võrreldes sellega, kus ta oli mõned kuud tagasi või isegi mõned aastad tagasi. See ei tundu olevat enam sama seis. Peaminister Netanyahu pole praegu tegelikult samal positsioonil. Me nägime, et Netanyahu oli enne operatsiooni Epic Fury kutsutud 7 korda Trumpiga kohtuma. tead, ma ei tea, kas praeguses olukorras on kutset oodata. Samal ajal räägib president Trump väga lahkelt Pakistani välimarssalist, Katari emiirist ja sellest, kuidas Erdogan on tema sõber. Ja miks ta peaks kingikorvi ette valmistama? Aga näete, mida katarlased ja türklased siin teha tahavad, on lihtsalt Trumpiga heades suhetes olla ja kasu saada. Ja siis, kui Trump enam ametis pole ja teil on juba need F-35D käes, siis võite näha palju agressiivsemat Türgit, Egiptust ja Katari Iisraeli suhtes. Me jälgime kindlasti sealset olukorda, kuid tänaseks on meie aeg otsas. Veel üks Jeruusalemmi neti saade, Josh Haston siin, JNS TV korrespondent, koos JNS TV Alex Traimaniga. Kindlasti külastage JNS TV-d, vaadake kõiki suurepäraseid saateid ja loomulikult kogu tippkohtumise materjali. See inspireerib teid. Külastage ka janus.org, et saada värskeimat uudist Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast.
ja anname suure aplausi meie GNS TV taustatiimile. Ilusat nädalat kõigile! kohtume teiega järgmisel nädalal siin saates Jeruusalemma minut.